See, mis mind siiani lahti ei lase, on ilmselt see lugu. Nüüd on meil näiteks 17 inimest saatmise järjekorras ja vabastamise järjekorras on umbes 70. Selgub selline nõiaring, inimesed näivad olevat vabaduses, kuid neil pole kuhugi minna. Olen Melnikov Oleg, organisatsiooni Alternatiiv juht, mis tegeleb inimeste orjusest vabastamisega, raskes elusituatsioonis olnud inimeste kodumaale naasmise abistamisega. Sõjavangide vahetus, pantvangide vabastamine. Oleme seda teinud peaaegu 11 aastat ja ei näe veel, millal me selle lõpetame. Kummalisel kombel arvavad paljud ilmselt, et meil on seal mingite rühmitustega mingisugune probleem või nad pakuvad meile aktiivset vastupanu, kui me inimesi vabastame. Kuid kõik on väga banaalne ja meie peamine probleem on see, et me ei saa inimestele dokumente kiiresti taastada. Seetõttu peame väga pikka aega hoidma inimesi oma varjupaikades, shelteris. Või kahjuks ei saa me väga sageli kriminaalasju algata, kuna tõendusbaasi on pärast inimese vabastamist keeruline koguda. Meie peamine probleem on muidugi rahaline, kuna kulutame palju raha oma kolimiseks ja inimeste koju saatmiseks. Ja sellega seoses moodustame perioodiliselt vabastamisjärjekorra. Ja see on muidugi probleem. Nüüd on meil näiteks 17 inimese saatmist järjekorras ja vabastamise järjekorras on umbes 70. Meil ei ole mingit valitsuse toetust ega toetussüsteemi. Kõik annetused on tavaliste inimeste annetused ja tegelikult see, mida mu pere sellesse paneb. Loodan, et kunagi lahendame vähemalt selle probleemi. Üks õpikute juhtumitest pärast teda hakkasime väga aktiivselt tegelema kerjuse, maffia probleemidega, mis sunnib kerjama. Vanaema 2012. aastal, kui ma ei eksi, ta elas vanadekodus. Ta kaotas nooruses nägemise ja talle pakuti väidetavalt nägemise taastamist, et ta saaks veel tööd teha. Ta oli 55 või 60 aastat vana. Ta nõustus ja lõpuks nägemise taastamise asemel õmmeldi ta lihtsalt silmad kinni. Ja mida rohkem ta silmad mädanesid, seda rohkem andsid inimesed talle almust. Ja tegelikult määras see inimeste soov oma südametunnistuse ära osta see vana naine sellistesse piinadesse ja võib-olla ka need tulevased, kes oleksid ka toodud. Ja sellest ajast peale ei väsima kordamast, et tänaval asuvatele kerjustele ei tohiks mingil juhul raha anda, kuna need jagunevad kahte kategooriasse. Need on kas petturid või orjad, kes kas teenivad teie peal raha või maksate nende vanade naiste, madonnade süles olevate beebide ja teiste puuetega inimeste ning inimestega, kellega kohtute valu ja kannatuste eest. Kui soovite aidata, peate alati lähenema, suhtlema selle inimesega. Kui ta tahab, vajab ta tõesti abi, kaotas dokumendid, mis iganes, oleme valmis selles aitama, dokumendid taastama, koju saatma, leidma sotsiaalse hotelli, kuhu see inimene majutada. Asi, mis mind siiani lahti ei lase, on ilmselt see lugu, mis sel hetkel minu silme all toimus. Ja ma mäletan seda vanaema siiani väga hästi. Ja paljudel on isegi sugulasi, kuid nad ei saa erinevatel põhjustel ühendust võtta. Ja siis tundub, et mees tänaval, üksi, ilma järelevalveta. Mis takistab teil minna kuhugi abi otsima? Ja on neid, kes lähevad politseisse. Siin oli meil juhtum, kui nad helistasid meile politseijaoskonnast ja ütlesid, siin tuli naine, teda hoitakse kinni, sunnitakse kerjama. Me võtame temalt avalduse ja kuhu ta edasi läheb. See avaldus on nädal, 2 kaalutakse, kuid tal pole kuhugi minna. Ilma dokumentideta ei saa ta rentida hostelit, majutust ega hotelli. Siin saadakse selline suletud ring, et inimesed näivad olevat vabaduses, kuid neil pole kuhugi minna.
Nad on peamiselt jaamas. Sellesse olukorda sattunud inimeste peamine kontingent on kas puuetega inimesed või lastekodude lõpetajad. Nad on sotsiaalselt ebakindlad kodanikud. Paljud ei saa isegi aru, mis nendega toimub, kuna vähestel, näiteks vanaemadel, oli dementsus. Nad polnud täiesti teadlikud, kus nad asuvad, ehkki sugulased otsisid neid sel hetkel. Ja siin need, kellel põhimõtteliselt mingeid häireid pole, leiavad nad meid mõne aja pärast. Nad leiavad meid tavaliste inimeste kaudu, kes jagavad nüüd aktiivselt meie visiitkaarte. Peaaegu kõik, kes kerjavad, teavad meist juba. Millegipärast arvavad paljud, et see on tingitud sama orjaomaniku mingitest vaimsetest kõrvalekalletest, kes soovib endale orja palgata. Aga ei, kõik on palju banaalsem, see on kasumlik. Ja seni, kuni see on kasulik, on see olemas. Kuni me ei õpi mõnikord mõne toote eest üle maksma, kummalisel kombel ja mõne teenuse eest üle maksma, kuid mõistame, et see on eetiliselt õigesti loodud, ei muutu midagi. Kui ettevõtte Zara jäi vahele asjaoluga, et ta kasutab oma tööstustes, tegelikult idas, lasteorjatööd, keeldusid paljud inimesed selle ettevõtte toodetest, mis tekitas talle suurt kahju. Usun, et kui selline teave selgub, et see või teine ettevõte kasutab laste või orjatööd, siis ainult ühiskond ja ainult siis, kui suudame sellest kõiki teavitada, saab see ühiskonna teadvus probleemi lahendada nii, et orjandust ei oleks. Sest see on peamiselt majanduslik ja eetiline probleem. Ja kui me suudame siin üksteisega ühitada, siis minimeeritakse orjatöö probleem. See on väga keeruline probleem. See on keeruline isegi mitte otsustamisel, vaid selle tajumisel. Kui orjus oli seaduslik, oli orje 10 korda vähem kui praegu, et saaksite aru. Ametlikult oli umbes 4 miljonit inimest. Ja nüüd on ühiskond teatud aja möödunud ja paljud inimesed pole valmis tunnistama, et midagi sellist on olemas, lihtsalt enda jaoks, psühholoogiliselt. Isegi paljude sõpradega suhtlen ja kui hakkan rääkima, kas teate, et on orjatööd, on lapsi, kelle vastu vägivalda kasutakse. Inimesed on tavaliselt suletud. Paljud ütlevad, ma ei taha seda teada, mul endal on lapsed. Mul on seda raske kuulata. Ja see on väga suur probleem, et inimesed pole valmis seda probleemina tajuma. Nad võivad arvata, et see on kuskil kaugel ja ei saa nendega juhtuda. Ja see on selline kaitsemehhanism. See kuulub kategooriasse, minuga ei saa seda juhtuda, mis tähendab, et kõik teised on ise süüdi. See on viis kaitsta meid millegi, mõne halva teabe eest. Kuigi ma ei pea seda halvaks teabeks, usun, et see on vajalik osa probleemi lahendamiseks. Kui oleme üksteise suhtes tähelepanelikumad, oleme tähelepanelikumad selle suhtes, mis läheduses toimub. Ja millegipärast muutub ühiskond väga palju. Inimesed sulguvad oma probleemides, perekonnas ja paljud isegi ei tea, kes on nende naabri. Enamik kuritegusid, kui nad hoiavad inimesi seksuaalses orjuses ja mõnes teises, toimuvad nad väga lähedal, tavalises korteris, mis on vastupidine. Kuid paljud keelduvad seda tunnistamast ja elavad mingis vaakumis. Usun, et inimeste vastutus, see on kõiges esmatähtis. Ja ma tahan lihtsalt näide, mis nüüd meelde tuli, ilmselt ka õpik, sellest, kuidas hoiti Kesk-Aasiast pärit migrante, kes olid sunnitud poes töötama üle 10 aasta. Kõik teadsid, et selles poes hoitakse inimesi, kõik teadsid, et neid pekstakse seal perioodiliselt. Lapsed võeti neilt ära, kui nad sealsamas poes sünnitasid. Neid lapsi müüdi edasi.
Ja kui ma rääkisin kohalike vanaemadega, kes elasid läheduses, ütlen, noh, kuidas see juhtus? Te teadsite kõike. Noh, see pole meie asi, nad on seal ise, nad ei puutu meid ja me ei puutu neid. Selline põhimõte oli. Ja möödus mõni aeg ja just need inimesed, kes pääsesid vastutusest, kes hoidsid naisi, mehi selles poes, nad röövisid 2 last ja sundisid neid ka oma kodus sauna kaevama. Lastel õnnestus põgeneda. Alles pärast seda anti nad kohtu alla. Kui neid oleks varem kohtu alla antud, poleks keegi neid lapsi vangi võtnud ja tõenäoliselt poleks neil kogu elu vigastusi olnud. Meile kui ühiskonnale on antud, nagu meile tundub, võim selliste inimeste abistamise võimalustega ja meile tundub, et see on meie ülesannete täitmine. Me maksame makse, kuid me peame palju õiguskaitseasutusi. Kuid siin peaks inimestel olema vastutus, muidugi isegi oma tegude eest. See tähendab, et nagu ma varem ütlesin, pole vaja südametunnistust ära osta ja tänaval kerjajatele raha anda. Lihtsalt tule ja räägi nendega. Sest keegi ei kogu kunagi operatsiooni jaoks raha, kui nad niimoodi seisavad. Aidake, ühendage. Lihtsalt anna meie telefon, kui inimene tõesti vajab abi ja vajab operatsiooni, leiame selle fondi, mis aitab. Ja me peame vastutama teatud kaupade tarbimise eest, nagu ma ütlesin. Ja see peaks väljenduma selles. See tähendab, et mõista, iga 5. kala, mida keegi maailmas sööb, püütakse orjatöö abil. Keegi isegi ei mõelnud selle. Ja muidugi ei tohiks me mingil juhul vaikida, kui näeme kellegi vastu mingit vägivalda. Hiljuti oli juhtum perega, kes läks mehe juurde elama. Lastega naine läks mehe juurde elama ja elukaaslane pani ta lihtsalt kinni ja peksis teda. Ta pole aasta aega kodust lahkunud. Kuid naabrid arvasid kõik, et see pole nende asi ega sekkunud kuidagi. Ja nad ütlesid, kui ma nendega juba rääkisin, lööb. Lööb tähendab, et armastab. Sellega see kõik vastavalt lõppes, kuni tal õnnestus emaga ühendust saada. Kõige lihtsam on, see ei tohiks mööda minna. Ükskõiksus võrdub vastavalt kaasosalusega. Teate, töökodade arv, kus inimesi tegelikult orjuses hoitakse, on kasvanud sadu kordi. See tähendab, et kui 2014. aasta jooksul jälgisime neid ühikuid, siis nüüd on sadu töökojasid, kus mehi, naisi hoitakse, sunnitakse tegema mingit rasket tööd. Mille pärast see juhtus? See juhtus peamiselt seetõttu, et see on lihtsalt odavam. See tähendab, et paljud inimesed, kui nad ütlevad, et mul on vaja ehitusprügi välja viia, ei mõtle eriti, kes ja kuidas seda teeb. Nad imestavad, kui palju see maksma läheb. Ja siin võitis raha kahjuks. Kuigi oli juhtumeid, kui selliste teenuste kliendid pöördusid meie poole ja teatasid, minu juurde toodi 3 meest, nad pidid mulle aia üles kaevama, kaeviku kaevama ja suvilast välja viima kõik pärast remonti jäänud ehitusjäätmed. Ma rääkisin nendega ja nad teatasid, et nende dokumendid on ära võetud. Nad lubavad, et kui nad äkki põgenevad, võtavad nad neile 100 aastat ette laenu või kardavad, et neile öeldakse, et nad on midagi varastanud. Ja siis inimesed päästeti. Kuid üldiselt võitis siin kahjuks raha, kuna need teenused muutusid odavamaks. Orjatöö on odavam kui see, mille eest makstakse vastavalt tavalise rahaga ja töötavad tavaliste töölepingutega. Ja raha võitis. Inimesed ei nõustu. Alguses lubatakse neile häid tingimusi ja võimalust mõned probleemid lahendada.
Paljud on tõesti raskes elusituatsioonis, kui neid peteti tööga, nad jäid tänavale võõras linnas. В этот момент к ним приходят как бы на помощь вот эти вот работные дома, где им обещают Ja sel hetkel tulevad need töökojad neile justkui appi, kus neile lubatakse palka, toitu, võimalust töötada. Noh, siis osutub see kõik pettuseks ja inimesed järk-järgult see tähendab, et mitte kohe, vaid mingil perioodil lubavad neile kõigepealt midagi, siis algab aeglaselt vägivald ja nii saab inimene mingil hetkel pantvangiks. Ta kardab isegi joosta, sest on näinud, mis juhtub, kui teised põgenevad. Ta kardab kuhugi minna, sest keegi ei aita nagunii. Ja mingil hetkel lepivad inimesed oma saatusega, ootavad hetke, mil midagi saaks muuta. Kuid see ei pruugi tulla väga kaua. See formaat, mis meil praegu on, kus inimesed on oma probleemide osas mingis plaanis ummistunud, muidugi ei saa selles midagi lahendada. See formaat, kus hind võidab, mitte arusaam sellest, kuidas seda toodeti, on ka selles võimatu. Kuid on suuri liikumisi. Nagu ma ütlesin, on meil suurem osa abonentidest naised, lastega naised. Siin nad on mingil hetkel ja muudavad ühiskonda paremaks, sest nad ei taha, et nende lapsed elaksid seal, kus me elame. Ja just nemad on meie annetajad, kes aitavad meid ja maksavad piletite eest ine. Ja siin ma usun, et mitte revolutsiooni, vaid evolutsiooni kaudu midagi muutub.